Maiade kultuuri algus, circa 400 enne Kristust kuni 900 peale Kristust. Mida rohkem jõudis aeg lähemale Jeshua 12 sünniajale Jeruusalemmis, seda rohkem tõusis ka kogu planeedi teadvuse tase ja võnkesagedus, mis andis ligipääsu erinevatele indigo, graaliliini hingedele kehastumiseks. See andis võimaluse kehastuda uuesti ka teatud Niaguhali hõimustunud puhtamal vereliinil, et aidata maiade kultuuril tulla välja Lutsiferi Anunnakide energeetilise võimu alt. Maiade ja olmeekide kultuur kattub pre-klassikalise perioodi aegadel 1000 aastat enne Kristust kuni 400 enne Kristust, aegadel, kus kerkisid uued suuremad templiplatvormid. Olmeegid edastasid teadmised uutele põlvkondadele ja hakkas vaikselt paralleelselt arenema uus kultuur, mida me tunneme maiade kultuuri nime all. Maiad ei ehitanud enam väiksel skaalal võrgustikke ja monumente, vaid juba suuri linnasid, kus rajati geomeetriliselt täpsemaid ja astroloogiliselt suunatud templivõrgustikke. Et säilitada olmeekide pärandit ja kultuuri, kaasa arvatud olmeekide poolt kummardatud jumalate poolt määratud ja põhjendatud vereohverdusi. Maiade tsivilisatsiooni levik oli veel laiahaardelisem. Nende tsivilisatsioon hargnes kaheks: Mayan Lowlands ja Mayan Highlands. Maiade madalmaa hõlmab endas Mehhikot, Yucatani, Peninsula poolsaart, Põhja-Guatemala ja Põhja-Belize asualasid. Maiade kõrgmaa hõlmab endas Mehhiko idarannikut, Lõuna-Guatemalat, Lõuna-Belizet, isegi Hondurase ja El Salvadori teatud osasid. Yucatan Peninsula aladel on sadu maiade templeid, millest kõige tuntum on Chichen Itzas, asuv tempel of Kukulkan või El Castillo, the Castle, mis kuulub ka UNESCO maailmapärandisse. See on Yucatani poolsaare tipus, mis ei asu väga kaugel ka Mehhiko kuulsatest kuurortlinnadest Tulum ja Cancun. Kukulkani tempel on puhas Lutsiferi teenrite, Draco ja Anunnaki rasside ülemvõimu peasümbol. Selle ehitus ei jää maiade kultuuri algusaegadesse, nii nagu on vanemad linnad Guatemalas, Hondurases ja Belizes, vaid hilisemasse tolteekide ajastusse 8. kuni 12. sajand peale Kristust, kes olid täieliku anorgaanilise mõjuvõimu all, kuna olmeekide aegadest saadik 1500 enne Kristust käis inimkonna hübridiseerumine just Kesk-Ameerika aladel. Maiade ja tolteekide suured juhid ja liidrid olid tolleks ajaks langenud olmeekide ja Anunnaki drakode hübriidid. Kui te mäletate, siis me rääkisime naiste röövimistest. Anunnakid aretasid uue suguliini ehk lõid planeedile lapsi illuminaatide vereliini, Annuleviaatanid, kellest arenesid välja maiade suured juhid, liidrid ja kuningad, kes loomulikult rajasid drakodele ja Anunnakidele iseloomuliku verekultuse. Puhtaverelised olmeegid üritasid korduvalt teavitada ja hoiatada tulevasi põlvkondi nendest riitustest ja rituaalidest jumalatega, kuid maiade kultuur hakkas eriti intensiivselt umbes 400 enne Kristust levima, millele järgnes pärast 900 peale Kristust ootamatu saatus.